Tere kõikidele, ajuloputus! Ja ava oma silmad podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Alustamegi siis täna oma teise episoodiga, aga enne seda võtame korraks esimese episoodi tagasisidet läbi. Ja võtame selle kokku, tõesti rõõm oli näha, kui paljud meid vaatasid. Ja. Meil oli vist kahepeale kokku umbes 11 000 vaatamist tänaseks. Ja väga palju kommentaare. Tõesti. Väga palju kommentaare. Ja on tulnud juurde meile jälgijaid, subscribereid. Hästi positiivne. Ma tänan kõiki, kes andsid sihukest positiivset, head tagasisidet. Tänan sellele, tänu sellele armsale naisele, kes kirjutas ka just avama silmad sinna konto alla nendest parasid sõnadest, on ju ja eks ju. Eks ma seda ise ka nägin, kui ma riile lõikasin, et mina väga alati võtan vastu sellise konstruktiivse kriitika, et paremaks saada ja et aitäh, et te märkate ja aitate meil paremini luua. Kõikidele trollidele ma ütlen, et väga tore, et te kommenteerite, mina teile ei reageeri. Nad ainult tõstavad meie reach'i. Jah, et mida ma mõtlesin lihtsalt, et nagu kummaline on see, et kui mulle midagi ei meeldi, on ju, siis ma ei vaata seda. Või veel vähem ei hakka ma seal aga järelikult neile meeldib. Ja, nad vaatavad, nad kommenteerivad, fännid. Et miks ma seal all siis veel hakkan nagu kommenteerima ja nagu, et nagu nii naljaks, et kui mul midagi ei meeldi, siis ma keitan õlgu ei vaata enam ja, aga ma ei kuluta kunagi oma aega selle peale, et ma hakkan seal all kommenteerima. Täpselt kuhu oma fookuse siin elus suunad on ju. Ja, et hästi kummaline, aga ei selles mõttes igal ühel oma valik, ma lihtsalt ütlen, et te teate, et raiskate aega, et mina sinna energiat ei pane, aga väga positiivne. Nad toovad meile rohkem jälgijaid, meile rohkem vaatamisi, iga kommentaar, iga vaatamine tõstab ju meie seda voogu. Reitingut tegelikult ja vahet ei ole, mis sinna kirjutatakse. Ja, täpselt. Ja nagu see Argo Evelin vanasti ütles, et Karl Danhammer oli öelnud nagu üldse, et vahet ei ole, mida must kirjutatakse, peas, et nimi on õigesti kirjutatud. Et igasugune tähelepanu on tähelepanu, eks ole. Nii et jaa, me oleme positiivselt üllatunud ja selles mõttes jätkame. Jätkame ja võtamegi tänase ülipõneva järgmise teema, milleks on religioon ja kus üldse kõik alguse sai. Jah, alustame sellest kõigepealt, et maailmas on 2 reeglit, mis kehtivad universaalselt, mida rikkuda ei saa mitte keegi. Ja üks on see, et tõde peab olema nähtaval, eks ju. Ja teine reegel on see, et tegelikult ikkagi kellegi vaba tahet rikkuda ei tohi. Me räägime nüüd muidugi hingeliste olendi vaba tahtest, sest et hingetutel selle koha pealt nagu vaba tahet ei ole, neil puuduvad õigused, et see hing jälle on siis see kõrgemaks aspekt, mis annab siis ka selle vaba tahte koha, eks. Ja kui me nüüd lähemegi rääkima siia sellest religioonist, et liigume siis tagasi, mis on oluline teema, mida me täna hakkame võtma, räägime natuke lahti kogu seda piibli teemat. Ja üks naine kirjutas toredasti sinna esimese meie episoodi alla, et tüdrukud, et kuulge, tehke omal ikkagi asjad selgeks, et Jumal on Jumal ja saatan on saatan, on ju. Et ei saa ikka aru. Et asi ongi selle, et me just saame aru. Mina olen juristi haridusega, on ju. Et ma täna nüüd esitangi nii-öelda selle juristi või advokaadina siis need vastulaused nagu sellele, et Jehova ei ole Jumal. Ja seletan lahti, miks ja võtame natuke rohkem neid teemasid lahti. Minu kätte sattus või tähendab, mul ema ütles, et kuule, et loe Dan Browni raamatut Inferno, mis on siis põrgu. Meie tänase episoodi peakirjaks saab ka põrguvärk, mida siis lasti sellel suvel meil laulupeol. Mis sa arvad sellest? Hästi selgelt näidati ära, kes valitseb. Põrguvärk laul, siis ämblikuvõrk seal, eks ole, siis need sümbolid asjad. Tõde peab olema päevavalgel. Nagu ma ütlesin just praegu, tõde peab olema nähtaval, sa ei tohi teha tegelikult asju nii, et sa ei näita tõde ära. Aga mida ei ole keegi öelnud, kuidas tõde peab olema näidatud. Sellepärast võib see olla läbi muinasjuttude, sellepärast võib see olla filmina, mida esitatakse ulmefilm. Fiktsioonina, eks ole.
seal ongi see vahe, et keegi ei ole defineerinud, millisel viisil ta nähtav on. Hästi palju ma olen vaatan, multikatesse pannakse sisse, et laste multfilm, aga tegelikult tõesti dokumentaal ja näidataksegi ära, nagu kuidas meil asjad toimivad siin on ju, et. No neid multikaid on hästi palju muuses, Simpsonid on üks, nii huvitavad, sa tõid täna multikaid sisse, ma olen viimased nädalad rääkinud nii oma õpilastele kui mitmetes kohtades, et ma ikkagi lapsel luban mingid multikaid vaadata ja ühel õhtul mõtlen, et vaatan, ta vaatab sealt midagi ja et mida ta vaatab. Ja ma ikkagi jälgin, eks ole, ja Netflixis on siis ta vaatab mingid multikat, kus on pealkiri on Tale Dark and Grim. Nagu siis natuke nagu Grimmi muinasjuttude põhjal võib-olla, et seal on Hans ja Grete. Aga natuke teisel viisil Hans ja Grete, vaid nagu Hans ja Grete on siis kuningatütar ja kuningapoeg, kellel siis ema, isa lõikavad pea maha ja siis õmblevad kuldniidiga külge tagasi ja tärkavad ellu, aga siis nad jooksevad kodust ära, sest ema, isa lõiksid meil pea maha. Mis asi see on? Aga seal on nagu huvitavad sellised kohad, mida näidatakse. Rääksime eelmine kord vaata sinuga suhkrust. Ja Hans ja Grete jooksevad kodust ära, sest et nad lähevad omale uut peret otsima, kes neid armastaks. Pead maha ei lõikaks enam, on ju. Ja siis jõuavad siis esimesena siis muidugi nagu oli see, seal on ka selles õiges Ansuse Gretes ka, et jõuavad selle nõia juurde, kes seal lapsi sööb, on ju. Aga mäletad see nõia maja, millest tehtud või? Maguskomm, suhkur. Ja vaatan seda multikat ja seal on ju samamoodi on ju, see on kõik kommid ja asjad, siis ta kutsub nad sisse ja see hakkab neid söötma. Ja siis seal näitab ja ütleb ka niimoodi multikas on ju, et söödab neid kogu aeg täis, kõht on nii täis, aju tegevus langeb. Aju ei suuda enam mõelda, kogu energia läheb seedimise peale, siis nad on kogu aeg seal sellised. Ja siis ühel hetkel Hans ärkab mingil põhjusel kuidagi nagu üles ei saa enam süüa seal või midagi ja siis mõistus hakkab uuesti tööle. Ja mis ma tahtsin veel siia võrdluse tuua, et vaata kommi onu, eks pakub kommi ja mitte ainult see, et ta siis ju meelitab selle lapse kommiga, aga seal on sügavam tähendus ja see Antsu ja Grete muinasus ka, et mida see suhkur teeb. Ta võtab ära sinu intuitsiooni, sinu tajud, sinu ohutunde, kõik need sisemised signaalid, vaata ta uimastab sind nii ära. Ja eriti kui see laps on juba näiteks suhkru sõltuvuses on ju, siis see suhkur täpselt sõltlane ju kohe tõmbabki sinna poole on ju. Ja vaata siis ta lähebki, et see onu tuli kommiga ja ma üldse ei mõtle, et oota, see on mingi võõras onu, kas ma võin minna. Ma vaatan seda kommi, sest see narkootikum mulle ja ma lähen selle järgi. Nii et sellepärast ongi, et täna inimesed on kõik ära uimastatud, sellepärast nende teadus ei avane, nad ei märka midagi. Nii et siin on nagu hästi huvitavad aspektid, aga siis tahtsin veel edasi minna, kuna me räägime täna põrgust ja saatanast. Siis on seal ühes osas, kus Hans on siis kuradi poolt nagu põrgusse kinni võetud ja Grete on seal eemal. Grete on mingis külas ja siis seal on üks poiss, kes on siis tegelikult teeman. Ja ta on kõik niimoodi ära petnud, et keegi ei saa aru, et ta teeman on. Ta varastab väikseid tüdrukuid. Ja siis varastab ära nende väikeste tüdrukute hinge ja paneb puuri. Ja kustutab külas inimeste mälu ära nii, et inimesed ei mäleta, et tüdrukud olid olemas. Ja siis Grete hakkab nagu seda nii-öelda uurima või nagu nähtavale tooma ja lõpuks inimestel tuleb meelde. Ja ta kustutab tüdrukukide pilti pealt ära, hästi huvitav. Meil on maailmas ka siukseid asju tehtud nagu ühiskondlikult. Mälu kustutatakse, eks Mandela efektist ma räägin oma raamatus, et ühiskondliku mälu kustutamine ja muutmine on tehtud. Ehk me ei tea seda, mida me ei mäleta, vaata. Ja samamoodi pannakse meie alateaduse sisse mälestust, mis päriselt pole juhtunud, aga hakkab sinu elus on programm, mis hakkab looma. Ma võin näite tuua sellest, et on väga paljud inimesed, kellele on pandud sisse näiteks mälestus mingist traumast või seksuaalsest väärkohtlemisest. Seda sündmust ei ole tõenäoliselt päriselus olnud. Aga lõppkokkuvõttes vahet pole, sest et ta täpselt samamoodi toimib sinu psüühika jaoks, eks. Nii et selline huvitav koht, aga siis Hans kavaldab kuradi üle ja hakkab põrgust ära põgenema. Ja siis ta jookseb läbi selle põrgu ja siis ta ütleb ise ka, et kui ta sealt põgenema said, siis ta kukkus nagu loor silmade pealt maha, sest ta näeb seal inimesi, kes istuvad siis on põrgus nagu kinni, istuvad erinevates kohtades ja nad nagu ise piinavad ennast. Ja mingi teemon istub seal kõrval, viilib küüsi, ei tee midagi. Aga see inimene ise seal süüdistab ennast või vaata negatiivne endaga või ta peksab ennast, teeb maha ennast, et inimene kõike teeb endale ise. Ehk
ma tulen tagasi siin, miks ma selle loo siia sisse tõin ja sina tõid toredasti selle multikaloo selle vaba tahte juurde. Et meil on vaba tahe, seda rikkuda ei tohi. Aga mida Maatriks teeb, kuna Maatriks on põrgu, et Maatriks viib lapse alguses sisemisse põrgusse läbi vanemate. Vanemad on juba oma põrgus ja vanem, kui ta on põrgus, ta viib lapse ka sellesse sisemisse põrgusse. Ja pärast on lihtne. Laps teeb ise endale kõiki neid asju. Kui sul on rahaprobleemid, kui sul on suhteprobleemid, kui sa oled haige, need on 3 kõige suuremat teemat, siis need on tegelikult programmid, mis jooksevad sinu alateaduses, mida sa jätkuvalt ise toidad ja ise teed endale pärast. Ja see teemon seal kõrval, ta elatab sellest energiast, ta ei tee midagi. Et me kõik arvame, et meile väljastpoolt hästi palju midagi tehakse, tegelikult meid õpetatakse seda ise endale tegema. Ja nüüd me võib-olla jõuamegi, siis tuleme tagasi selle juurde, kuidas meil ongi see maailm on põrgu, et kohe jõuame religiooni juurde. Aga kui me oleme rääkinud hingetutest, siis kes elavad legendide järgi põrgus? Saatanad ja teemonid ja. Ja saatan juhib põrgut ja siis seal on, ütleme siis nagu, tegelikult on ju põhimõtteliselt nii, et hinged, kes on siis eksinud, on ju oma hinge kaotanud, nad satuvad põrgusse, jäävad sinna kannatama. Ja siis meid on ka tehtud siin nagu hingetuteks ja kui me oleme hingetud, siis me satumegi põrgusse, see on sisemine põrgus, ei ole. See on mingi koht, on ju. Just, see ei ole väline koht, vaid kui me oma hingest ilma jääme, eelmine kord seletasin, et see närvisüsteemis seal on ainult ülepinge, ainult siis stimulatsioon ja see on meie sisemine põrgu, milles me hakkame elama. Ja nüüd piibel on see lugu sellest, kuidas Maatriks maa peale sündis, kuidas Maatriks maa peale loodi, kuidas põrgu loodi, sest tõde peab olema nähtaval. See ongi see, miks piibel üldse loodud on. Ja võtame seda piiblit täna natukene osadeks, aga kõigepealt läheme tagasi selle juurde, et kuidas saatan sündis. Me vist rääkisime sellest küll selles saates, kus sa intervjueerisid mind lihtsalt esimene kord ajuloputuse jaoks. Aga gnostikud, gnostis on siis nagu jumalaga ühendus või teadmised või on see sõna gnostikud, kes olid siis kunagi ka siuksed teadja, mehed, naised, on rääkinud lugu, et Sofia ja siis Krist teadus on siis mees ja naisteadus, et Sofia siis sünnitas saatana ehk Jaoldebahti ilma siis selle meespooleta. Kui ma selle peale alguses vaatasin, siis mõtlesin, et ahah, aga siis ma prüüan loogiliselt asju vaadata. Mõtlen, et see ei saa olla, et kui laps sünnib hingestatud olendist, aga seal kõrval ei ole piire, seda meesenergiat ei ole piire, siis tekivad teistsugused dünaamikad. Aga siin on konkreetselt sündinud meesteadvus, ainult mees, ja siin ei ole hingestatust ja siin on nagu puhas tühjus. See peab olema sündinud nagu meespoolest. See peab olema sealt krüstteadusest tulnud ilma naispoole siis impulsita. Ja eelmine kord rääkisime ju elektrist ka. Ja rääkisime küll, kuidas elekter toimib ja kõik, eks ole. Vaba energia, mis on vaba energia, võtta, maailmas on hästi palju suuri kirikuid, kus on 200 torni. Need on pluss- ja miinustornid, naisenergia tornid. Kuidas sünnib vaba energia, ongi see, et nais- ja mees poole vahel tekib stimulatsioon, säde ja sealt tekib energiaplahvatus ja sealt vabaneb energia. Ja kui nüüd see saatan sündis, temal ei ole seda energiat ja stimulatsiooni, tal on ainult see meespool ja kuidas täna elektrit tehakse, kurnatakse midagi, et saada see naispoole, vaata see impulss kätte. Maad kurnatakse, põlevkivi põletatakse, erinevaid asju tehakse. Et sellepärast on vaba energia ära kadunud, et ei ole seda, kuidas ma ütlen, siis ei ole mehe ja naise vahelist vabatahtlikku armastust loomist, ühendust, ei teki seda, vaid naist vägistatakse. Aga kui sa naist vägistad, sa ei saa sealt mitte midagi. Nii et selles siis saatan on sündinud, ta on meesteadvuse aspekt, see on täiesti selge, me rääkisime, ta on tuleenergia, eks ole, sõjad, haigused, kannatused ja nii edasi. Nii et inimesed on siis täna ikkagi põrgule patareideks, kuidas põrgut toidetakse, et nad annavad sinna oma energiat, et sa oled ühendatud. Et kujutas ette, et sinu sisemus ühendatakse põrgu tasandiga, teadvus, närvisüsteem, kõik. Ja sa toidad siis seda põrgut, tänu sellele see eksisteerib. See vabatahtlikult.
No vabatahtlikult ei saa selles mõttes öelda, et laps viiakse sinna teadmatult. Nojah, aga ma mõtlen, kui inimene nagu sellest teadlik juba saab olema, siis tal on ju vaba tahe. Ta saab valida, mida ta toidab. No. Ta saab valida mitte toita seda põrgut enam. Jah, lihtsalt sellest välja tulemine, kuna mina teen ju teraapiat klientidega iga päev. Ja minu töö, minu ülesanne, millega maailma tulin, üks on see, et aidata inimesed välja sisemisest põrgust. See on päris keeruline töö. Arvata on. Jah, nad on nii kaua seal olnud. Nad ei oska teistmoodi. Ja vaata, on kella. Suurem osa inimesi kannatab Stockholmi sündroomi all. Seleta kuulajale. Ja Stockholmi sündroom on see, kui sa elad hästi kaua väärkohtlega koos, väärkohtlemises. See saab sinu armastuse programmiks, sealt tekib kiindumus ja sa hakkad oma väärkohtlejalt nagu kaitsma, sa võtad tema poole, sest esiteks sa kaotad rohkem valu saada, aga see muutub turvaliseks. Su vaim jääb haigeks. Et sa oled tegelikult haigi ja kogu ühiskond, kui sa vaatad, kuidas nad õigustavad ju valitsust ja kõiki asju. Sama lugu. Me tegelikult kõik kannatame Stockholmi sündroomi all. Ja sellepärast ongi, et inimene on kannatusega nii harjunud, et mul on väga raske neid sealt nagu välja aidata. Või tähendab, see on raske protsess, aga inimesed tulevad välja, ma ei saa öelda, see ei ole mingi lootusetu asi ja mõni kiiremini, mõni aeglasemalt. Sõltuvalt sellest, kui suur on tema sisemine põrgutasand olnud lapsepõlven. Kui sügavale põrgusse ta on viidud, eks. Et see on hästi oluline aspekt siin. Ja nii et Jehova siis, saatan ja oldepaas, on siis rääkinud läbi piibli seda lugu, kuidas ta maa peale tuli. Kuidas ta seda põrgut siin looma hakkas. Aadam ja Eeva olid siis, eks ju, tema lapsed, tema esimene looming. Et räägime selle Eedeni aia loo lahti. Aadam ja Eeva elasid siis nii-öelda kunstlikult loodud keskkonnas, Jehova poolt loodus keskkonnas, paradiisi aias, aga seal olid ju selged Jehova reeglid, sest vaata, ta ütles, et ei tohi võtta seda viljaset hea ja kurja tundmise puust. Ja madu, kes sinna tuleb, on kujutatud siis saatanana või kurjusena. Tuletame meelde, et Matrixis on kõik tagurpidi pööratud. Kes on paha, on hea tegelikult ja vastupidi. Madu on algallika loom. Kundalini energia on madu, kujutatakse meie kehas, eks ole. Siis Eesti rahva traditsioonis on ussi kuningas, kes on tarkuse kandja. Madu on transformatsiooni tooja. See aasta on olnud maa aasta, väga-väga sügav muutuste aasta. Madu ei ole saatanast. Ja madu tuli tooma teadmiseid. Ja mis seal juhtus oli tegelikult see, et Jehova oli loonud siis Aadam ja Eeva oma lastena ja ta tahtis, et need oleksid siis tema looming, kes kuuletuks igavesti talle. Kuuletuksid, oleksid ustavad, kummardaksid teda, armastaksid teda. See on see nartsissist, kes tahab sind endale alutada. Aga Eeval ja Aadamal ikkagi, mis siis, et nad on hingetud, tekkis oma teadvus. Nad said järsku, kuulasid seda lugu, võtsid selle vilja sealt, eks ole, said aru, et kuule, siin on midagi muud. Ja siis nad visati sealt välja üldmaatriksisse, see on see, et visati põrgusse, sealt öeldakse. Visati välja üldmaatriksisse ja pidid elama siis tavalist elu. Ja Aadam ja Eeva saavad lapsed, Kaini ja Aabeli, ja Kain tapab oma venna kadedusest. Hingetu laps, eks ole, tal ei ole seda südamet, tunnistus, seda teadust, et nii ei tohi teha ja sealt hakkab siis nii-öelda see lugu pihta. Et kui me hakkamegi siis täna vaatama, et nagu see naine ütles, et naised, et Jumal on Jumal ja saatan on saatan, siis täpselt nii, Jahve on saatan ja me vaatame läbi need lood, miks ma ütlen, et ta on saatan. Ja siis ja algallikas, kui siis looja, kui nagu meie hingeliste ema-isa, mees ja naisenergia kooslus, siis algallikas ei ole kunagi karistav, domineeriv, ennast peale suruv, kade. Milline oleks üks harmooniline lapsevanem? Ta lubab oma lapsel areneda ja kasvada. Ta arvestab lapse individuaalsusega, ei suru peale endama, laseb lapsel käia elus, hoiab tal käest kinni, toetab teda, julgustab teda, armastab teda, seab piirid, kus vaja, mõistuse piires. Ja annab sellele lapsele nagu siukse hea ettevalmistuse elluviimiseks, aga lubab lapsel ise kogeda, ka eksida ja siis võtta vastutust eksimuste eest.
Kas sa näed, et tänapäeval kuidagi lapsevanemad liiga palju seavad neid mingeid piire ja ei lase lastel eksida ja liiga palju nagu hoiavad seda last kuidagi kinni, et see laps ei saagi nagu seda ettevalmistust eluks? Ja liiga palju on hirmu, Mhm. liiga palju on laste eest jälle ärategemist. Mhm. Lapsed ei õpi asju ise tegema, eriti praegusel ajastul. Igale poole viiakse autoga, tuuakse autoga, vanemad ei käsi lastel kodus koristada, süüa teha. Ei valmista neid tegelikult eluks ette. Mina näen hästi palju seda. Mhm. Et minu lapsed on täiesti vastupidiselt kasvanud. Maja koristatakse kõik koos iga 2 nädala tagant. Lapsed peavad oskama süüa teha, lapsed peavad oskama poes käia, lapsed, minu ema õpetas neid aiatöid tegema. Lapsed peavad kõike oskama ja ka rahadest aru saama. Mhm. Et sellisel viisil lapsi kasvatada on ikkagi väga ja mind hästi palju, minu ema kahjuks sellel ajal piiras mind hästi palju, sest teda ennast oli piiratud ja see viis mind täiesti teise äärmusesse, et ma keeldusin üldse midagi kuulamast. Mhm. See ei toimi. Sa pead andma kõigile vabaduse olla, kes nad on ja arvestama lapse individuaalsusega. Algallikas loomulikult on loonud universumisse reeglid. Näiteks kõik, mis teed iseendale. Mida sa teistele teed, lihtsalt tuleb teistpidi tagasi. Aga see ei ole karistus, vaid et sa mõistaksid, õpiksid. Karma käib niipidi, eks ole. Ja need on need viisid siis, kuidas tegelikult on lihtsalt loodud universaalsed reeglid ja loomulikult ka vanemad ja olid spetsiaalsed koolid, kus siis jagati, õpetati, aga tehti seda nagu teistel viisidel. Aga kõigil lubati olla need, kes nad olid. Nüüd narsissist, saatan, kurjus, hirm ei luba teise individuaalsust. Mhm. Ja esimene asi siis ongi, kui me vaatame piiblit, et ma ikka alati mõtlen, et mina lugesin piiblilugusid, kui ma olin mingit sellisest peale, väiksest peale ja hästi palju neid lugesin ja järelikult mul oli vaja seda lugeda. Ma kõiki neid lugusid täna teaksin. Aga ma juba siis mõtlesin, et päris haige raamat. Et mis siin toimub? Aga inimesed võtavad ja kummardavad seda raamatut ja võtavad seda kui püha kirja. Ja võt sellepärast ma ütlen, et inimesed kannatavad Stockholmi sündroomi käes. Kui su silmad ei lähe lahti, sa ei saa aru, et vägivald on vale. Vereohvrid on vale. Karistamine on vale. Teiste rahvuste hävitamine on vale. Siis on midagi väga paigast ära. Aga kas praegu siis see piibel, mis sa nagu tänapäeval lugeda saad, on see originaalpiibel, mis see sõnum seal tegelikult algselt sees oli või seda on ikkagi ajaga muudetud, manipuleeritud seal mingeid lauseid, sõnumeid? Võib-olla oli algallika poolt mingi püha kirjaraamat ja võib-olla saatan kirjutas selle enda jaoks ümber, seda ma ei tea täna. Võib-olla, sest ma ei ole saanud ju tegelikult päriselt lugeda mingist gnostikute tekste, mis iganes, aga nagu ma eelmine kord ka rääkisin, et minu teadmised tulevad mujalt, ma loen kosmilise tarkuse raamatuid või neid antakse mulle lugeda ja mina võtan neid asju sealt. Et selles mõttes ma ei tea et aga tõenäoliselt on olemas algsed algallika tekstist, kus on õiged õpetused. Aga piibel konkreetselt on ikkagi see lugu, kuidas ikkagi saatan seda põrgut siia maa peale lõi. Aga vaatamegi siis esimene asi, eks ju, loomine, järgne hirmu ja süüsüsteem. Esimene oli ka Aadama ja Eeva karistamine. Te ei kuulanud mu sõna, ma viskan teid välja, te olete karistatud, te peate minema kannatama, sest ei kuulanud mind. Esimene domineerimine. Ja sealt, eks ole, ongi hirm, häbi ja karistus tuleb sisse. Nüüd siis Kaini ja Aabeli lugu. Et Jahve või Jehova võttis ju Aablilt siis vereohvrit ja Kain pakkus taimset andi ja seda ta vastu ei võtnud. Ja siis Kaini sekkas kadedus ja viha üles ja siis ta läks tappis oma venna ära. No nii. Mis siin toimub? Ja et väga huvitav on ju. Siis Noa. Et ma olen küll Noalaeva loo kirjutanud lahti, et see vesi tähendab natuke midagi muud tegelikult ja seal on siis see kontseptsioon, et seal muudeti DNA-d, et väga suuresti siis muudeti DNA-d. Aga kui me vaatame siis nagu seda, vaatame siis basic pilguga, lihtsa pilguga, et me ei tea, et see nagu on DNA muundumine see, et siis Jumal otsustab jälle, et kogu inimkond on rikutud ja hävitatud, mida see üldse tähendab, et see inimkond on rikutud, kas nad ei kuula teda jälle. Ja siis kogub kokku paar inimest ja loomad ja siis tapab kõik teised ära. Jälle surm, tapmine, karistus. Vaatame kogu aeg läbi piibli. Kõikides lugudes jooksevad kogu aeg need asjad ja see on saatane loomane. On surm, vägivald, karistus, süü, häbi. Siis Abrahami lugu ma olen ka lahti kirjutanud raamatus. Käskis Abrahami tappa ja ohverdada oma poja Iisaku.
et katsetada tema usku. Okei, ta küll ei pea selles mõttes seda ära tapma, sest see peatab selle sündmuse, aga keegi tuleb mulle ütlema, et mingi jumal ütleb, et kuule, et ma pean oma lapse praegu minema ohverdama selleks, et näidata, et ma usun või kuulan teda. No minul jookseb täiesti lühisesse. Ma nägin ükspäev videot sotsiaalmeedias, kus Iraanis naised käivad, pakuvad oma lapsi ohverduseks, et beebid ära tappa selleks, et anda need Allahile. Aastal 2025. Praegu jah. See on saatan ju, et kas me saame sellest aru, vereohvrid, laste tapmine, rituaalsed mõrvad. Ja siin saabki rääkida ka eri religioonidest on, et kus mis uskumused ja asjad siin ette visatud neil on. Aga Jehova ja Allah on sama, et ma seda enne kord ütlesin, võime korraks pärast vaadata seda. Aga igal juhul, kuidas sa oled valmis lubama oma lapse tapmist, et keegi testib sinu lojaalsust, kujutad, et Angela, et sul on laps ja siis tuleb sulle mingi mees ellu, ütleb, kuule, tapa oma laps ära, kui sa mind armastad. Aga neil ei ole isegi ju füüsilisest isikust mees seal see, kellel nad seda tõestama peavad. See on lihtsalt teadvus, kellega sa suhtled. Et kas need ei ole häirekellad? Inimesed, kes loevad piiblit, kes käivad kirikus, õpetajad, kes iga päev käivad oma mustades ürpides, ristid kaelas, käivad selle pühakirjaga ringi ja loevad inimestele sealt neid, mida iganes, Jumala, ma ei tea, mis asjad need on. Ma küsiksin, vabandage, kus on teie kaine mõistus? Või siis seal altari peal süüakse Kristuse ihu ja juuakse verd, veini ja leiba. Okei, nii, Jahve, Soodoma Gomorra hävitamine. Jahve hävitas terved linnad tuleväävliga, jättes tuhaks kõik elusolendid, seal juures lapsed, loomad ja taimed. Ja Abraham palvetas, et halasta. Ta ei teinud seda. Jälle karistamine, jälle häving tuli, vaata tuleenergia. Siis vaatame, mäletad Egiptuse lugu, kui Vaaraod ei lasknud juute välja Egiptusest. Nad olid seal orjadena. Sest et egiptlased olid kõrgkultuur, inimesed, nad teadsid juba, et juudid on hübriidid ehk pooleldi hingetud ja nad ei saanud tegelikult neid vabaks lasta. Neil ei olnud ka õigus maale, miks nad on kogu aeg kodutud olnud. Ja mis nad siis tegid? Mäletad, jõevesi muutus vereks, hakkas seal kalad surid ära, nad ei saanud juua enam, siis olid seal maad täitusid konnad, siis loomad, inimesed said kärbestest hullult pureda, loomakarjad surid katku, inimesed tekkisid mädapaised, tuli ja raha hävitsid põllud ära, siis tulid need rohutirtsud, siis oli Egiptus jäi pimedusse ja siis lisaks kõik Egiptuse esmasündinud surid ka lapsed ja loomad. Tapeti ära, vaata, kui nad ei saanud minema. Jälle, mis toimub? Ja siis me mina mitte, ja siis inimesed kummardavad seda raamatut ja seda Jumalat. Et siin ma tahan täna olla väga terav ja nagu, et inimesed palun hakakes nagu tõsiselt mõtlema. Siis kui see Punase mere, vaata, kui nad põgenisid ära, vaata, egiptlased lubasti Iisraelist ära minna ja siis ühel hetkel hakkasid need uuesti tagaajama, et tagasi tuua. Ja siis ta avas selle Punase mere ja siis kui need iisraellased said läbi, juudid said läbi, siis ta pani selle kokku, siis kui tulid need Egiptuse sõjavägi, uputas kõik ära. Siis kui Mooses sai neid õpetusi sealt, siis kui Mooses oli mäe peal, siis nad iisraelised lõid selle kullaistanduse kujuvata vasika, sest et Mooses oli nii kaua ära, siis nad hakkasid nagu seda tema poole palvetama, et Mooses on juba kadunud ja siis Jahve käsul pärast siis Mooses pidi ära tappa 3000 rahvaliiget karistuseks, et nad seda kuldvasikat kummardasid. No Jumala pärast see kellegi teise poole vaadata ei tohi, jälle nagu see nartsissistist abikaasa, sa Jumala pärast ei vaata kuskile. Siis lisaks ta jõudis regulaarselt Jahve loomade tapmisi, vere piserdamist altarile, põletusohvreid, pidevalt olid sellised teemad. Siis Kaanani rahvaste hävitamine, et kui iisraelised sisenesid tõotatud maale, siis Jahve käskis hävitada kõik sealsed rahvad, kanaanlased, amalekid, hetiidid, peresiidid, hiivlased, jebuslased, kõik algsed rahvad hävitati. Naised, lapsed, loomad, et maa ära puhastada, et neile ruumi teha. See on genotsiid. See ei ole Jumala korraldusega, ükski puhas Jumal sellist asja kunagi ei saa teha.
ja siis samamoodi Sauli kaudu käskis ta tappa, eks ole, kõik amalekid, mehed, naised, lapsed, isegi imikud ja Saul ei täitnud siis käsku lõpuni ja Jumal põlgas ta siis kuningana ära selle eest, et ta jättis siis osad elama. Et sa ei sobi, sest sul on kaastunne, sul on empaatia, järelikult Sauli sees tärkas kuskil mingi hingestatus. Siis ta mõtles, et kuule, see ei ole õige. Kui palju kästi kividega surnuks loopida? Oli seal naisi, oli keda iganes, eks ole, kui keegi seal võõrast jumalat kummardas, mida iganes. Siin on veel nii palju asju. Ma just tahtsin öelda, et need on praegu ainult mõned lood ja näited, et tegelikult see on ju paks raamat. See on paks raamat ja mina olen võtnud ka hästi basic lood, ma ei ole isegi kõike seda sügavuti lahti võtnud, on ju, siis vaatame korra, et Joosua on ju, kui ta hävitasid Jeeriko linna, hävitasid Ai ja teised linnad, kõik tapeti, need müürid vaata lasti maha seal, eks ole, ja see oli massiline tapatalgu. No mul on siin veel, kõik juba hea lugu oli, oli Liisa ja karud, on ju, kui lapsed pilkasid prohvet Elisat, siis saatis Jahve 2 karu, kes rebisid tükkideks 42 last. Mis Jumal see on inimesed, kelle poole te palvetate, kelle pärast te kirikus käite, kelle ristite ennast, ristite pühakirja pead, piiblit peate pühakirjaks, et inimene, kas sa ärkad ülesse, sest sina ise toidad täna saatanat. Sa ütlesid just ristid, sa lähed kirikusse, sa ristid oma lapse ära, ehk sa annad oma lapse hinge saatanale. Mina olin ristitud ja tead, kui ma sinu Avama silmad esimest raamatut lugesin ja sinna religiooni osani jõudsin ja loen, silmad lähevad suureks, loen edasi ja järsku ma tunnen, mul hakkab siit nagu kõrvetama või kuumaks läheb ja ma vaatan lihtsalt, mul oli rist kaelas. Saad aru või? Ja ma võtsin selle kohe ära, sest see läks konkreetselt, ma tunnen füüsiliselt, kuidas see läks kuumaks. Aga mul polnud nagu isegi meeles, et ma mingit risti kannan, see oli igapäevane kaelakee, on ju. Ja ma loen ja ma issand, hakkab see nagu kohale kõik jõudma, mis siin tegelikult toimub, sest see Avama silmad raamat avaski mu silmad. Enne seda ma nii-öelda magasin ja ma loen ja ma tunnen, et kuidagi imelik, mis siin on ja vaatan, võtan ära. Ja sul oli seal isegi vist mingi kirjeldus nagu, kuidas toimetada, kui sa, jah. Kuidas ristimist tühistada, jah, et ma lugesin sisse nüüd viimased peatükid on veel lugeda Avama silmad esimese raamatuga audioraamatuna ja panin selle peatüki alla veel eraldi selle audiofailina selle ristimise tühistamise, igaüks peaks selle ära tegema. Ja vaata, kui paljud lähevad kirikusse oma abielu sõlmima. Mis see kaasa toob endaga? Annad oma abielu saatana valda, meelevalda ja siis on kannatus. Et väga karm selles. Tegelikult siis inimesed, kui tahvad abielluda või ei peaks üldse mingit paberimajandust asja tegema, lihtsalt elage koos ja olge õnnelikud. Eks kõrgtsivilisatsioonidel on olnud omad abieluriitused ja nad ei ole kindlasti olnud sellistel viisidel. Ja kindlasti ei ole sealt seotud nagu paberisüsteemi kõiki need asjadega, et see oli midagi muud, kui me vaatame tagasi mingit näiteks šotlastel oli selline asi nagu hand fasting, et anti üksteisele nagu lubadus, pandi käed kokku, vist pandi veri lõigati siit välja, vaata tehti siuke nagu vanne teine teisele. Et see oli hoopis teistmoodi käisid need olid nagu seotud mitte süsteemiga, mitte välja poole, vaid sisse. Jaa, absoluutselt. Et selles mõttes on see nagu väga huvitav on jälgida ikkagi, kuidas see kõik on nii ära manipuleeritud, kus me tegelikult seda nagu ei näe. Ei näe. Aga vaata, ma enne ütlesin ka, et nüüd saab tuua nagu selle eri religioonide teema siia sisse, et miks just peetakse seda kristlust nagu kõige paremaks religiooniks või miks nii palju on kristlasi. Tegelikult on ju mingid budismid ja nii palju eri religioon, et mis nende teistega siis veel on? No kristlus, räägime korraks kristlusega lahti, sest et ma olen raamatus ka selle välja toonud, et on siis olemas Jeesus Kristus ja on olemas Jeshua. Ja Jeshua all siis olnud algallika, vaimne õpetaja, kes oli koos Maarja Magdalenaga. Alati, kui on õiged puhtad õpetajad algallikas, see on alati tasakaalus mees ja naine. Või siis ta on ise täiesti tasakaalus olend, et tema naise meesenergiad on tasakaalustunud. Ja Jeesus Kristus selgelt on siis Jehova poeg, saatana poeg, keda jälle kõik kummardavad, kõik Kristuse nimel. Ja jälle, kui inimesed räägivad Jeesusest ja räägivad kristlusest ja räägivad, et see on kõige puhtam
religioon maailmas ja kõige ülim ja kõige kõrgem. Vaatame korraks, mida on kristlusega tehtud maailmas. Võib-olla alustame näiteks sellest, et kas inimesed ajaloos me oleme õppinud, kas me mäletame, mis oli kiriku inkvisitsioon. Meil olid erinevad inkvisitsioonid, üks kõige hullem neist oli Hispaania inkvisitsioon, Spanish Inquisition, mida inkvisitsioon üldse tähendab, inquiry on küsimine, inkvisitsioon on uurimine, aga see oli siis suur kogum kiriklikke ja kohtumenetlusi, mis siis keskajal lõpul said nagu väga-väga suureks ja võimsaks ja see hakkas pihta siis umbes 13. sajandist ja Hispaania inkvisitsioon oli seal hiljem juba siis 14. sajand ja kuni siis isegi seal 17-18. Ja tema siis, mis oli selle inkvisitsiooni mõte, oli siis inglise keeles nimetati heretics, ehk siis nagu paganad või uskumatud. Jah, keda siis hakati nagu välja juurima ehk vaata nõukogude ajal oli ka vahel niimoodi, et siis aeti ka igast inimesi taga, et siis naaber kaebas naabri peale, et see oli samamoodi, et kui keegi tahtis sulle mingit jama keerata naaber, et ei meeldinud see, et tema, ma ei tea, teeb mingid pagana riituseid. Tõenäoliselt inimesed tegi neid valgeid riituseid, oma nagu valget maagiat, oma palveid ja kõike. Ja siis võeti siis see inimene ette, hakati ta süüdistama seda, et ta tegeleb paganlusega ja siis ta võis kaotada siis kõik, kaasa arvatud oma elu. Jah. Nii et siis tegelikult mida tehti ja kuidas siis neid inkvisitsiooni ajal siis neid tunnistusi seal kätte saadi. Nagu omal ajal meil Koit Pikaru tegi, et ikka näpud sahtli vahele, aga sellel ajal teid need riistad hoopis teistsugused. Et mitte lihtsalt näpud sahtli vahele, vaid kes on käinud nendes muuseumites, kus on keskaegsed piinariistad, siis ilmselt me kõik räägiksime ükskõik mida. Ma arvan vähemalt. Et see oli väga, väga karm. Inimesed heideti ühiskonnast välja, pandi vangi, surmanuhtlused, ja väga karmidel viisidel tapeti inimesi, eks ole. Prantsusmaal, kui ma mäletan, oli quartering, kus inimene pandi siis 4 hobuse külgi ja tõmmati siis ja hobused panid kõik eni suundades jooksid, rebiti elusalt tükkideks. See on kõik selle püha kristluse nimel tehtud. Et väga-väga, ja protestandid, eks ole, kui keegi julges vastu hakata kogu sellele süsteemile, siis täpselt samamoodi ja tõmmati nemad siis kõik nagu ribadeks. Need kiriku inkvisitsioon, mis on kõik siis risti usuga seotud, on olnud väga julm, täpselt sama julm kui on piibel. Et sellepärast ma ütlengi, et Jeesus Kristuse nimel, et Jeesus Kristus kindlasti ei ole Jumala poeg, vaid on Jahve poeg. Ja see, et ta seal surmaristi peal on, kirikud ka, kirikute ümber, miks on tehtud surnuaed ja miks on maetud kirikute alla nüüd tänaseks siis hästi palju laipasid igale poole. Kõik katedraali kirikud on olnud väga kõrge energiaga kohad algselt. Seda räägivad ka täna ajaloolased, tegelikult on nad koolid ja üldse katedraalid ja pühapaigad. Aga mis juhtub siis, kui sa paned sinna selle laibastunud surnud energia ja maatad need kondid sinna jääb surmaenergia, see tõmbab selle pühakoha energeetika alla. Et kui inimene läheb täna kirikusse, siis ta ei saa sealt seda võimast energiat enam, vaid imetakse tühjaks sõna otses mõttes. Ja kirjutuse raamatusse sisse ka selle, et laipa ei tohi kunagi maha mõtta. Et hing saab vabaks siis, kui sa ära põletad, sest organid ja kõik, hing on kõigega seotud. Aga mõtle, sa võtad selle keha, paned ta kirstu sisse, paned talle kunstlikust materjalist riided selga, matad ta maa alla. Kui kaua ta laguneb seal? Ma ei tea, kaua. Mingi 50-100 aasta tagant maetakse peale, aga see tähendab seda, et hing on kinni nii kaua. Ta ei saa vabaks. Ja siis, seepärast ja siis... Aga kui peale põletamist tuhk tuleb, siis visata kuhu? Lased lendu. Lased merre, lased loodusesse. Aga lõpuks mõtle, kui paljud kõik merre viskavad, siis meil on käinud tuhameri. Ei juhtu mitte midagi. Tegelikult ei juhtu mitte midagi sellepärast, et vesi ise transformeerib kõik ära, puhastab ära. Et sellest ei juhtu tõesti mitte midagi, kui lased tuule kätte loodusesse, et loodus teeb selle ise. Metsa loodusesse on vist natuke parem. Saavad puud väetist. Jah, tegelikult ei ole selles mõttes vahet, aga... Mõtle, mõni läheb ja paneb siin kuskile Pirita randa, siis teine läheb samal ajal ujuma.
et sa pead ikka kohta valima, on ju. See kaob nii kiiresti ära, sa lähed siin rannas ujuma, sa kujutad ette, kui paljud inimesed pissivad ja kokavad. Et see tuhk on tühi asi. Sellepärast ma ei käigi meres ujumas. jah, et mina käin hea meelega, ma ei tee sellistest asjadest, ma ei lase ennast väikestest asjast häirida, aga lihtsalt teha, et ei tohi matta, et see surmaenergia jääb hoidma ja selle surmaenergiaga hoiavad maal madalat sagedust. Et kui sa matad selle sinna maa alla, see jääb hoidma, siis need hinged on seal kinni, et käivad seal surnual ringi. Sa oled rääkinud sellest ka näiteks, et kui laps sünnib, siis platsentaga mida teha? Aga kes platsenta just tuleb siis maha matta? Platsenta tuleks maha matta, sest sa ei pane ju teda ei riiet ega kirstu sisse. Et kõigepealt on oluline see, et sa seda platsentat hoiad küljes, et see hingeteadus ja kõik läheks üle, kõik, mis on vaja, läheb lapsele üle nädalaga umbes kuni 10 päeva. Ja siis matad ta maha, istutad tamme sinna peale ja siis see tamm on selle lapse tarkuse ja jõuga ühenduses. Siis ta võtab sealt, ammutab jõudu ja see on nagu hoopis teistmoodi. Aga naised võivad nagu ära ka süüa selle või? Nad jah, teevad neid kapsleid ja igasugused sellised asju, aga ma ei tea, mulle tundub, et mina näiteks ei tahtnud seda teha. Ma mõtlengi, et sa räägid, vaata, kui maha matta ja tamm peale istutada, siis see lapse nagu juured ja tarkus aga kui sa ära sööd, siis see läheb nagu naisel seedib ära ja nagu, et mis siis jah. See on kummaline jah, sest et tegelikult lihtsalt platsenta, kui sa matad maha, annab maale teada, et hing saabus ja ta on maandunud. Ehk siis ta annab sulle juured ja koha ja maa loeb sellest informatsioonist. See hing on siin ja mul on nüüd temaga ühendus ja maa hakkab seda hinge hoidma. Väga loogiline. On ju, aga muidu ma ei tea, et see inimene tuli, et ta siia saabus, et ta üldse olemas on, et tal on juured, et tal on vaja maad ja et see on tema maa. Tal ei ole seda. Ja seda ju tehakse, nagu ma ütlesin, et platsenta võetakse kätte ja viiakse teistesse riikidesse, maetakse suvalisse kohta maha ja siis inimenel on täielik segadus. Vaata, kus ma elada tahan? Ma tahaks Austraaliasse kolida, ma tahaks Hispaaniasse kolida, ma tahaks Itaaliasse kolida. Kas see üldse maetakse need maha või? Tihti maetakse maha just võõrasse kohta selleks. Et ma ütlesin, vaata, ma loeb seda informatsiooni. Ja siis sind hakkab sinna tõmbama. See ei ole sinu koht. See pole sinu äkki tehakse mingit suurt äri sellega või? Seda tehakse ka, jah. Nad teevad igasuguseid imeasju siin. Ja loomulikult võtavad su vereinfot sealt ja väga paljusid asju. Et hoia oma platsentat nagu kallim. See on kullast kallim. Siis järgmine asi, mida siis kristluse nimel tehti. Ristisõjad. Et need algasid siis, need olid siis peamiselt 11.–13. sajandil. Ja alguses kulutas siis püha maa vallutamiseks tagasi ja siis islami vastu. Aga siis lõpuks tegelikult hakkasid ikkagi paganlikele rahvastele, on ju, paganlike rahvaste vastu jälle, paganad on siis, eks ju, loodusrahvad. Kolonisatsioon hakkas sealt pihta. Ja paljud ristisõjad ikkagi põhjustasid meile tohutut laastamist. Seal oli meeletut tapmist ja kultuurilist hävitamist. Lähis-Idas, aga oli ka meie regioonis, eks ju, Balkani regioonis ja Põhja-Euroopa rahvad. Kõik on ju nii-öelda paganlikud rahvad ehk loodusrahvad olnud. Ja siin tehti väga suur hävitustöö tegelikult ära. Ja mida siis keegi ükspäev postitas ka sellise asja, et kas te räägite, et kristlus on kõige puhtam religioon. Et ma tuletan teile meelde, et nad tapsid ära umbes 100 miljonit indiaanlast oma siis usu nimel. Ja kõik, kes ei olnud ju nõus saama ristitud, nad ju käisid vaata tegelikult neid loodusrahvaid ristimas. Ja kõik, kes ei olnud nõus, et neid ristitakse, siis tapeti ära. Ja see oligi ju see, et nad ei olnud nõus oma hinge nii-öelda saatanale andma, siis neil raiuti seal pead maha või raiuti nad tükkideks. Ja see on jälle see siis, mida me peame ülimaks. Kõige kõrgemaks, kõige puhtamaks. Püha. Milles seisneb see puhtus, ma tahaksin väga küsida. Esitada küsimuse suurel ringile, kus see puhtus on. Jah, kõik on oodatud kommenteerima. Ja absoluutselt, et ma väga ootan kommentaari, arvamusi, ootan selles mõttes inimeste tagasisidet, et kui te väidate, et Jumal on Jumal ja saatan on saatan, et siis palun tehke mulle selgeks, kuidas on selline Jumal või et inimkond väärib seda või et kui haigeks me siis oleme tehtud ikkagi lõpuks oma meelelt. Aga budism, taoism, kas need on siis puhtamad? Neis ei ole vägivalda sellisel viisil. Aga neil on üks väga oluline aspekt puudu, millest ma siin palju olen rääkinud. Ja see on,
nad räägivad küll armastusest, aga nad ei armasta iseennast. Miks nad ei armasta iseennast? Ma toon kohe väga lihtsa näite, seal on jälle naisaspekt puudu. Mungad on suuresti mehed. Täna on ka naisi võetakse vastu, naistel eraldi kloostri. Aga kuidas elab üks budistlik munk? Mina olen Tais elanud, ma tean natukene sügavamalt seda. Nad magavad siis nii-öelda seal kuskil kivist voodite peal. Nende padi on puidust. Nad tõusevad hommikul mingi 3-4 ülesse, palvetavad, lähevad, kerjavad süüa, peavad sööma nagu hästi minimaalselt, vist 1 korra päevas, maksimaalselt 2. Siis nad teevad tööd, et nad on hästi askeetlikud. Milles siin probleem tekib? Rõõmu pole, naudingut pole, elulisust pole, mängu pole, aga see on naisenergia. See on hing. Hing sureb ära sellises kohas, sa istud päev läbi, mediteerid. Jaa, vaimule on see väga hea, absoluutselt, vaimule on suurepärane see meesenergia. Hingele ei. Ja seal, kus pole hinge, see on religioon. Spirituaalsus on sissepoole. Jah, ma just tahtsin ka, nüüd inimesel tekib küsimus, mida ta siis uskuma, mida ta kummardama peab, et kui kristlust ei saa, teisi uskumusi ei saa, kus ta, kelle poole ta siis kummardab või? Iseenda poole. Et meie ema-isa on meie sees. Ja kui algallikas on meie ema-isa, siis ta on meie sees, see ukse leiad ainult südamest. Et kirik, see olen mina, pühakoda, see olen mina, see on minu keha. Ja sealt on uks hingele, sealt on uks algallikale, kõik, mis on välja poole. Et ma pean kedagi teist seal kuskil väljas kummata, see pole minu. Ja maatriks on ehitatud nii, et me kõike suunatakse välja poole, on ju? Aga sisse poole ei ole seda nagu, et sa jumala pärast vaikuses istuks ja sisse poole ei vaataks ja endaga ei oleks. Nüüd, meil on eriti hullumeelne maailm praegu. Ja mis ma tahtsin veel öelda selle kristluse kohta. Ja kristluses ju ka vaata, mida selle naisenergiaga tehti. Vaata neid nõiaprotsessi. Yeah. Võeti kõik need naised, kes olid ravitsejad, teadjad, valged nõiad, targad. Neid ju kõik pandi tuleriitadele, hävitati ära. Tuleenergia jälle. Ja tuli jälle, mis on ju tegelikult, eks mõtle millist, kui paljudel inimestel, mida ma olen märganud, kui teha nagu sellised regressioonitöid, on hingemälusse sees, et mind on ära põletatud ja mida nad enda sees sellest kannavad. Sest hingemällu, kellel on hing, see jääb alles. See salvestub sinna. Ja see on samamoodi närvisüsteemis mingisugune nii-öelda siis lühis, sest see annab tunda, sest hing on närvisüsteem. Nii et tihti meil on asjad, väga palju on siitelust, aga hinge mälusse jäävad ka sisse need vanad asjad ja ka neid kanname oma närvisüsteemis ja hoiame. Ja need hoiavad endiselt pilged sees. Sul on näiteks hirm tule ees. Ja mina olen ju, põhimõtteliselt minuga on ka tehtud see tuleprotseduur selles elus läbi. Ja kui ma olin väike, siis ma parem külg põles ära enam vähe kuuma veega. Et ma sain ka osa sellest ikkagi. Et see ja siis samamoodi see kolonialiseerimine, millest ma eelmine kord ka natukene rääkisin. Et siis viidi, nagu ma ütlesin, loodusrahvad viidi teistele maadele, pandi orjadeks, on ju, neid piinati, neid peksti, mida kõiki nendega tehti, aga kas inimesed mäletavad, et see kõik on olnud kristluse raames, kristluse pärast. Ja siis me ütleme täna, et see on see religioon, see on see kõige puhtam, me kummaldame Jeesus Kristus, kes armastust õpetamas. Ja siis meile on veel pandud lõppu sinna see kujund, et Jeesus Kristus siis ka ohverdati või suri inimese pattude pärast. Jahve siis ohverdas seal oma poja, talle pandi see okkaline kroon pähe, ta seal löödi risti, tapeti ära. Hämmastav. Kuidas me ei märka Keegi ei küsi küsimusi. Kuidas me ei märka seda, et see on vale angela? Minu küsimus on see, kuidas me ei märka, et see on täiesti vale? Ma tahan näha ühte kuulajat, kes peale seda episoodi ka ei hakka mõtlema natukenegi, et mis päriselt nagu toimub. Jaa. Aga see on vaata paljude asjadega nii, et aga tänapäeva inimene on nii oma argipäeva rütmis ja rutiinis ja nagu sa ütlesid välis, need mõjutused ka, et ei lastagi inimesele enda sisse vaadata. Ei, absoluutselt ei lasta. Kas
ja nüüd räägime natuke sellest, kas sa selle pildi otsisid välja, mida Jaa, ma sulle. jaa. Võta korra see pilt ette, me paneme selle oma vaatajatele, kuulajatele ka. Alex Gray, Gaia Tree. Et kunstnik Alex Gray, siis tema maalib psühhedeelsete ainete all, jah? Ma võib-olla räägin korra siia vahele natuke psühhedeelikumidest, muidu inimestele jäävad ka nagu valed arusaamad sellest, et psühhedeelikumid ja narkootikumid on 2 erinevat asja. Ja meil on olemas täna Eestis juba SA-type, kus tehakse psühhedeelseid teraapiaid, just traumade puhul. Täna on vist küll luba kasutada ketamiini ja ma ei tea, kas neil on veel mõni luba saadud. Aga ma võib-olla kirjeldaks tegelikult lahti, mida psühhedeelikum teeb, suurem osa teevad, et inimestel on igasugused muljed sellest, et need on mingid asjad, mis tekitavad hallutsinatsioone. Mida sügavamalt ma selle teemaga tutvunud olen, seda rohkem ma saan aru, et ainus, mida ta teeb, on see, et ta lõõgastab sind maksimaalselt ära. Erinevad ja kui palju osadega, kui palju sa ise oled nõus lõõgastuma. Ja kui sa ära lõõgastud, siis sa hakkad kogema seda, mida sa oma autentses olemuses oled. Kui lõõgastus muidugi läheb nagu liiga suureks, siis jah, tekib natuke liiga kaugele võib-olla minekut sellesse teise maailma. Aga ta lõõgastab sind ära, nii et sa oled võimeline nägema asju, mida sa muidu ei olnud näinud. Ja Alex Gray kasutan väga palju siis Brasiiliast, Lõuna-Ameerikast tulevat taime ayahuasca, mis on siis nendele hõimudele omane indiaanlastele. Kui sa vaatad seda pilti, kirjelda natuke, mida sa siin näed? Universum, puu, jooned, südamekeskus. Vaata, seal on 2 maailma, kas sa näed? Jaa. Ma võib-olla kuulaja vaata kohe ei saa vaadata, et ma korraks kirjeldan, et siin on puu ja siin on 2 maailma. Üks maailm on tules ja põleb, põrgu, nagu me oleme siin sinuga rääkinud. Teine maailm, nagu sa näed, on ilus. Seal on harmoonia, seal on loodus, seal on rahulolu. Ja selle puu keskel on naine, vaata, laps on süles. Kas sa näed, seal on madu jälle all? On, jah. Just. Ja siis, kui sa vaatad sinna naisele, sinna ilusasse maailma, siis mees tuleb ja toob sületäie toitu, puuviljad on tal käes, ta tuleb naise ja lapse juurde. Mees jälle toitja ja kaitse, nagu võiks olla. Ja siis seal on üks siuke 3. silm tegelikult peo sees, mis peaks kõike nägema. Mida sa märkad selle teise pildi poole peal? No loodust ja inimesi ja loomi ei ole. Ei ole. Linnad. Kole. Kaksiktornid. Kaksiktornid on seal. Ma kohe küsin su käest. Lennukid. Lennukid ja kaksiktornid on selle pildi peal. Angela, mis sa arvad, mis aastal see pilt maalitud on? Ammu. Mingi 1800 või? 1989. Kas sa mäletad, mis aastal olid kaksiktornid? 2001. Ehk see pilt on maalitud kõvasti enne seda, kui see sündmus üldse juhtus. Nüüd võib-olla natukene pahasti on näha, aga siin puu all on veel George Bush, Fidel Castro või on Saddam Hussein, ma ei mäleta, kumb oli neist. Ei, vist oli Fidel Castro ja peenis sarvedega. Ma rääkisin vaata, et hingetu, et mees muutub kuradiks, peenisega kuradiks sarvedega, sest kui seksuaalsus on ilma hingeta, siis ta läheb täiesti väärastunud vormiks. Ja kogu see maailm siin põleb ja on reostunud. Ja siin on korstnad, mis reostavad ja see maailm on surnud. Ja Alex Gray on väga ilusasti ära tulnud, meil on 2 maailma, üks on põrgu ja teine on siis see harmooniline maailm. Elektriliinid ka seal teisel pool ei ole, teisel pool on vaba energia. Vaba energia, siin on elektriliinid. Ja korstnad tehased, vaata ongi põlevkivi põletamine, sa näed, siin on tuumajaam, vaata seal tagapool. Et see näitab ehedalt ära, mis tegelikult toimub. Ja nüüd, mis selle pildi juures on hästi oluline, on tegelikult see, et see ongi meie sisemise teadvuse järgi, kummas maailmas sa elad. 29. novembril teeb Telegram nüüd jälle järjekordse veebiseminari ja mind kutsuti sinna rääkima ja ma räägin selle detailselt lahti ja sisemisest põrgust, kuidas sellest väljuda, kuidas meid sinna lukustatakse, kõik. Kes tegelikult need 2 maailma eksisteerivad nagu samal ajal ja saad ise valida, kummas sa elad. Just, vaata, kui sa
kui seda Matrixi filmi vaadata esimest, see on hästi oluline. Seal sa näed ära, et sa oled nagu toiteks sellele masinate maailmale või sellele põrgule. Ja kui sa oma teadusega toidad põrgut, oled sisemises põrgus, siis sa toidadki kogu aeg seda kuradi maailma. Ja sul on võimalus välja tulla. No see ongi, saab olema minu fookus selle seminaril. Kuidas sealt nagu ennast välja tuua ja see on suur töö, see nõuab väga palju panustamist. Aga see pilt nii ilmekalt näitab seda, et mis tegelikult toimub. Et see on ka niisugune suur nagu tamm või elupuu või ma ei oska öelda, mis ta siin on, eks. Aga see on üsna hämmastav, eks ole. Et mis siin pildi peal nagu kõik on ära toodud juba aastal 1989. Kuigi osad sündmused olid alles väga kaugel tulevikus. Siin tuleb ikka sügavalt vaatama hakata, siin on tegelikult päris palju väikseid asju juures. Elemente. Ja et me peaksime natukene nagu sinna sisse süvenema. Ja kui me tuleme korraks tagasi Dan Browni juurde, siis ka tema raamatud Da Vinci kood, Inglid ja teemonid, nendest on ka filmid tehtud, on väga soovitan need ära vaadata, sest seal on nagu maagiliselt ära toodud kõik, näiteks see sama, eks, et Yeshua oli Maarja Magdalenaga koos, on ju, need kõik need pühasöömaaeg, mida nad näitas, ma olen välja juba toonud selle raamatus, et Leonardo da Vinci on olnud naine, Mona Lisa on tema autoportree. Vaata, kui suurelt see tõde on meile nähtaval, see on Louvre'is kõigile vaatamiseks. Ja et naised on olnud ülitargad, üliteadjad, et kõik see, mida Leonardo da Vinci siis tegi, teadis, on ju, leiutas, see on naine olnud. Aga kõike projitseeritakse või öeldagi, näidatakse meile mehena, et mehed teevad seda. Ja praegu tuli välja Dan Brownil uus raamat, Eestis kahjuks on see läbi müüdud. Secrets of Secrets, saladuste saladused. Kui ma seda lugesin, siis ma hakkasin näärma selle raamatu sisu. Seal on jutt Catherine'ist, kes on avaldamas raamatut, mis võib muuta kogu maailma, ta kaob ära. Päriselt. Ja mina olen oma raamatus Dan Brownist kirjutanud. Ja siis ma saatsin selle ühe omale klientsõbrannale, hakkasin näärma, ütlesin, et nalja tahad täna hommikul lugeda. Ja siis ta ütles, et kuule, see ei ole kokku sattumus. Ma ütlesin, kui ma ära kaon, et sa tead, mida teha. Aga see oli naljakas. Ma saan selle raamatu kohe täna oma ema käest muuses, siis ta ostis mul ingliskeelse. Aga Inferno, Dan Browni raamat, mis on vana raamat 2013 kirjutatud. Inferno on põrgu. Ja kes ei tea, siis Natalie Greeri on kirjutanud sellise nagu jumalik komöödia on siis selle teose nimi ja tal on mitu osa, esimene osa on siis põrgu. Ja siin on öeldud, et põrgu on allilm sellisena, nagu seda kirjeldatakse Dante Alighieri eepilises poeemis jumalik komöödia, mis kujutab põrgut keeruka ülesehitusega vallana, mille asukaid nimetatakse varjudeks. Need on elu ja surma vahele lõksu jäänud kehatud hinged. Ma võtaksin siit selle välja, need on elu ja surma vahele lõksu jäänud kehatud teadvused, hinged nad ei saa olla. Ja need varjud, millest siis Dante Alighieri on juba kirjutanud, 1300 oli vist see kirjutatud, 1300 jah, ta kirjutas 1308-1320 seda. Ja need on need arhantliku teadused. Ehk siis see sama saatane, nad on teadused, kes on nagu saad aru kuskil maailmade vahel kinni, neil keha ei ole ja siis nad nii-öelda eksisteerivad seal. Ja Dante Alighieri on siis teinud, seal on, põrgul on siis 9 tasandit ja siis erinevad energiat, millega vaata põrgu hoiab sind kinni ja siis kuidas ta siis käib koos oma selle teise tegelasega koos käivad siis nagu läbi nendest kihtidest, aga põhimõtteliselt need on vaimse vangla kihid, et jällegi, et läbi selle oma vaimu või teaduse tasandi elad sa seal põrgus nagu sees ja ainult läbi selle, kui sa oma teadust hakkad puhastama, hinge hakkad puhastama, sealt välja tooma, on võimalik siit nagu välja saada ja see on hästi huvitav ka, et ta juba sellel ajal, kuigi sellel oli väga intensiivsed protsessid kogu selle religiooni ja kristluse ja kõigega, aga ta ongi täpselt selline, et ta näitab juba oma selles teoses ära, kuidas kiriklik süsteem lõigi nagu teadvuse vangla ja mille kaudu siis inimesi kontrolliti, hirmutati, suunati kuuletama Jumalale, kes siis tegelikult on lihtsalt üks süsteem, teadvus, millel tegelikult jumalusega ei ole nagu midagi pistmist, et ta juba seal tegelikult tõi välja seda kiriku, seda negatiivset ja süsteemset poolt, eks ju. Nii et Dante oli juba
sellel ajal siis nii-öelda teatud mõttes hakkas paljastama, aga jälle, et tõde on nähtav, aga läbi siis siukse jumal komöödia, läbi mingi eepos, mingi nagu mingi luuletuse vormis kirjutatud. Nii et siin on kõik nagu, et Põrgu on kollektiivne programm, milles me täna tegelikult kõik sees oleme. Ja Dante tõi selle välja, et inimesed, nii nagu mina täna ütlen, et inimesed vaadake, kus me elame, vaadake, mis programmis me elame, vaadake, mis tegelikult toimub. Pange tähele, et te olete uimastatud. Ja see, mis ma enne ütlesin selle suhkru kohta, et vaadake seda, et me oleme sellest suhkrust nii ära uimastatud, et me ei suuda isegi tajuda enam, et asjad on valesti. Ja siis hakkame kaitsma neid valesid asju veel. Jah, või et kuskil on oht. Et kui inimene saab, ma olen nüüd tänaseks olnud siis kaine, peaaegu 6 aega saab nüüd täitsa puhas suhkrust ja käisin üks päev söömas ühes kohas ja palusin, et suhkrut kuskil ei oleks ja loomulikult salatid ja juurviljad ja isegi lihamarinaad. Ma sain aru, oli tehtud suhkruga. Et nüüd on päris hull seda kõike tunda, sest maitsemeeled on puhtad. Ja sa saad kohe aru, kus see on sees. Et selles mõttes on. Ja, aga samas, kui sa oled selles uimas, vaata, sa ei saa midagi aru. Paneks aga veel, on ja? Ja, sest et sa, maitsemeeled on ju ka tuimad, sa ei suuda seda tajuda. Aga jah, et kuidas see, ma tahangi öelda seda, et meil on ära võetud see ohutaju selle kommijonu suhtes. Vaata, kurat on see sama kommijonu, et võta seda kooki, võta seda kommi sealt, võta seda kõike. Ja nüüd on tulemas, kahjuks Eestis ka üle võetud, kohe on tulemas Halloween. Eestlast ei ole seda, et midagi pistmist. Ma läksin lapsega üks päev poodi, ta vaatasin ta asju, see ütles, emme, ma kardan. Et emme ma kardan, lähme ära, vaatas neid õudsaid maske ja pealuide, mis seal on. Ja siis lastele ühe õhtuga söödetakse sisse selline kogus suhkrutangele. Nii, siis tulevad jõulud. Esimesest hakkab pihta kõik need jõulukalendrid. Kõik need, isegi kui seda mandariini siin iga hommiku paned või ostad mingisuguseid neid mingid mõttetuid Hiinast toodetud mänguautosid sinna sussi sisse, vaata, mis toimub aasta lõpuga. See ei ole küll tegelikult aasta lõpp. Aasta lõpp on tegelikult, uus aasta hakkab 1. aprillil päriselt kevadel. Aga vaata, mida tehakse siis novembrist põhimõtteliselt kuni siis detsembri lõpuni, kuni 1. jaanuari. Mida tehakse lastega, mida tehakse inimestega. See on julm. Väga, väga, väga julm. Ja siis kõik uimastatakse ära, et me peame hakkama aru saama, et meist väljaspool on kommijanu. Et kõik vaatad, et tere, et mina olen see algallika madu praegu seal Eedeni aias. Kes ütleb teile, et kulge, võta see õun ja hammusta sellest hea ja kurja tundmise puust. Ma tunnen täpselt samamoodi tõesti, et ma tulin tagasi tooma seda teadmist, et kuule, eksisteerib hea ja kuri. Palun tee silmad lahti. See oli see, mida see madu tuli rääkima sinna Aadamale Eevale ka. Et see kõik, mis siin toimub, see ei ole puhas. Ja meil on kurjus, kes selles mõttes kasutab meid iseenda jaoks ära ja me peame selles mõttes selle koha pealt tegema oma silmad lahti, et Jumal ei ole kade, kättemaksuline ja kuri. Jumal ei saa olla, puhas Jumal ei saa olla kunagi sellistes vormides. Et see, mis nagu praegu meil toimub, inimestel on ikkagi vaja silmad lahti teha. Ja tõesti, võtke kätte neid Dan Brown'i raamatuid, lugege, mina ei tea, mis jumalikus kanalis tema on, aga ta nagu täiesti hämmastavalt kirjutabki asjad lahti, toob tõe hästi välja, et see ei ole jälle fiktsioon. Et neid võib lugeda kui siis jälle puhtaid nii-öelda teaduslikke teosed või tema filme vaadata siis just kui dokumentaale. Julm ütlen ma tänase teema kohta. ja tahtsin täna väga kaasa võtta. Mul on kodus, ma tegin maali Maarjast, lasin teha. Milline Maarja siis, see püha Jumala ema tegelikult on oma naine, oma väes ja võimus, oma lahtise krooniga, mitte rätik peas ja siuke alandlik, eks ole, taha plaanile pandud. Kahjuks ma unustasin selle maast, ma täna mikrist nii kiire. Aga see vägi, mis on naise sees ja see jõud, et meil on vaja tagasi tuua kõik õiged tegelased oma õigetes olekutes, vormides, selles, miks nad päriselt on ja anda tagasi see õige tähendus. Aga mida ma tahan kõige rohkem öelda, et põrgu ei lõppe nii kaua ära, kui meie põrgut toidame. See on ainuke versioon. Kas me läheme täna valima? Kas me valime sinna õigeid inimesi, vale inimesi, kes
on täna puldis, kus puldis, mitte ükski asi ei muutu enne, kui me ennast oma sisemisest põrgust välja ei too. Ja sellest ma seal Telegrami seminaris siis räägin ka, et me peame hakkama mõistma seda, et me, öeldakse seda, et rahvas väärib oma neid valitsejaid. Ja me väärime läbi selle, et me oleme ise samal tasandil. Et me ei seisa vastu, me ei ärka üles, me ei ütle ei, me ei keira selga. Ja eelmine kord vist ka natuke sai räägitud mõnest asjast, et kuidas ära võtta vastu seda, mis saatan pakub. Ära võtta seda suhkrut vastu, ära võtta kohvi vastu. Kohvi on ülioluline aspekt siin. Ära võtta alkoholi vastu. Ära istu kogu aeg telefonis. Kasuta seda tehnoloogiat väga teadlikult, suunatult, nii nagu meie teeme selleks, et teadmised jagada. Aga ära istu seal ise tunde. Et saatan pakub päris palju erinevaid asju, eks ole, või porno või mida sealt kõike tuleb, on ju. Aga siin on ju sul nagu vaba tahe. Ma saan aru küll, et traumast tulevanalt on see vaba tahe väga hägustatud. Inimesel raskest on kõik sõltuvustes. Aga mis siis on meie ülesõna? Leida üles sisemine tugevus. Selgroog. Jah, et see sama, et sa ei anna oma lapsele suhkrut, et sa ei anna talle teatud kohtades järgi, et need on need piirid. Et võt siin on see, et kui meil saatanaga piire ei ole, et siis midagi teha ei ole, aga ta paraku sööb meid ära. Ja siin on mingeid muid versioone või võimalusi ei ole, keegi teine meie eest midagi ära ei tee. Ühtegi tabletti ei saa võtta, et see asi ära lahendada nagu hetkega. Nii et selles mõttes inimestele tõesti, et lõpetage see kirikutes käimine. Võtke see ilus puupilt ette ja valige, kummal pool elada tahate. Kummal pool te elada tahate, tõesti vaadake seda puupilti. Ja mõelge järgmine kord, kui te lähete jõulud. Jõulud on siis justkui ju Jeesuse sünnitähistam. Jah, just nimelt. No ma jälle raamatus kirjutan, et see on vallutamata päikese püha olnud. Ja seda kirjutas jällegi Dan Brown oma Da Vinci koodis. Ja seal toob hästi välja, jälle see moonutus. Jeesusega siis me käime tähistamas siis saatana poja sündi. Ja siis võtame jälle tema seda verd ja ta ihu sööme ja siis joome tema verd. Vere joomine peaks juba selles mõttes jood mingi kellegi teise verd. Et kus on, ma saan aru, mis ma küsin, kus on kaine mõistus, ega ei ole ju kainet mõistus, sest ma räägin, kõik on ära uimastatud. Aga ma loodan, et me nende podcastidega kuidagi kas või natukene paneme mõtlema kellegi, on ju? Jah, et kas seal kuklas hakkab mingisugune lamp või tuli kuskil põlema, aga ma ikkagi väga soovitan, et tulge maha suhkru pealt. Ja soovitan väga kuulata Riina Raudsik ja Sergei Saadiga oli podcast just 3-tunnine. Ja nad räägivad seal ilusti toitumis kõik aspektid lahti. Sergei Saadi räägib nii palju sellest. Mina alustasin nüüd selle 9-osalise veebiseminariga Õnnelik laps. Nüüd tuleb Eleri Tammemäega kohe esimene osa välja, aga Sergei Saadi on järgmises osas. Ta räägib ka laste ülekaalust ja kõigest sellest. Vaata, see on ka nii oluline, sest suhkur on ju siin hästi suureks osaks. Meil on olemas täna arstid, kes on inimesed. Et nüüd tuleme tagasi selle lause juurde sealt, mis Eesti vana film on see, aga ikkagi inimene. Siin me oleme. Et nüüd me saame hakata ütlema, et Riina Raudsik ja Sergei Saadi, aga ikkagi inimene. Mille järgi aru saad? Selle järgi, et süsteemist välja visatud. Süsteemist välja visatud, aga ka mida ta räägib. Sest nemad räägivad ka, et vajalik on täna ennetusmeditsiin. Et ravimid suruvad sümptomid alla, aga täna on vajalik ennetusmeditsiin. Et miks ma sinna jõudsin, mis mul viga on, kuidas ja Riina ütleb seal korduvalt, mida ma ütlen kõige selle protsessi juures, inimene peab ise vastutuse võtma. Kui sina täna oma elu eest vastutust ei võta, kui sina ei lõpeta suhkrusöömist, kui sina ei lõpeta kohvijoomist, kui sina ei lõpeta alkoholi tarbimist, kui sina oma lapsi ei hoia selle kurjuse eest, kes seda teeb? Mitte keegi. Ja politsei ei tule ja ei kaitse siin, nagu meil on üldine arvamus või kui inimesed tõesti... Aga see ongi selle enda käest vastutuse ära andmine. Politsei tuleb, vastutus on kuskil mujal. Samamoodi mingite süstide asjade võtmine. Sa annad oma tervise eest vastutuse ära, mingi süst kaitseb mind, ei sa pead ise ennast kaitsma. Õigete elustiili valikutega, toitud õigesti, teed trenni, magad piisavalt. Mitte see, et mingi kiire lahendus, ma teen endal süsti ja nüüd see kaitseb mind. Võta vastutus enda kätte.
ja no Ileri nii ilusti rääkis seal selles Õnnelik laps esimeses episoodis, kuidas areneb välja lapse immuunsüsteem üldse, kuidas see on seotud emaga, ema rinnapiimaga, kõigega. Just nimelt, et seda ei saa sealt süstlastega, Ileri küll ütle seda nii, aga seda ei saa sealt süstlastega nõelast, vaid just nimelt, et sa toitud ilusti, et laps saab positiivsed bakterid, et sa koerad ja kassid ja sööb mulda õues. Siin minu arust on naljakas see, et paljud panevad just rõhu täpselt see ema toitumine ja ema peab puhas olema ja emaga sama suurt rolli mängib ju see, kui terve on isa ja milline isa eluviis on. Mõtlen, kui naine peab 9 kuud seda last nii-öelda, tegelikult see peaks vist 10 kuud olema, on ju, seda last seal kandma, siis 10 kuud enne seda viljastamist peaks see mees nagu ka samamoodi pingutama ja nagu puhas olema, on ju, et mehe tervis läheb samamoodi. Tead, nad ütlevad aastaid tegelikult. No, see oli praegu lihtsalt näide, et täpselt kui 9 kuud naine on rase, siis 9 kuud enne võiks mees samamoodi pingutada. Ja tegelikult öeldakse 5 aastat. 5 aastat võiks puhastuda füüsiliselt, hingeliselt, teha kõik korda. Mul oli täna ma loodan, et see on okei, kui ta jagab. Üks mees kirjutas mulle. Võib-olla see on teema, mis on äkki paljudele tulnud ülesse seoses meie eelmise podcastiga. Ja ta ütles, et tema on homoseksuaal. Ja küsis, kas ta on hingetu. Ma ütlesin talle, et ma ei saa sellele küsimusele niimoodi vastata, sest ma vist seletasin ikkagi eelmine kord, et läbi trauma tehakse inimene hingetuks. Et sama, nagu hing lõhutakse ära, siis seda naise aspekti ei ole. Ja kui inimene läbi trauma on läinud hingetuks, siis ma ei saa öelda, et ta on hingetu. Ta küsis, et kas on võimalik seda taastada. Et kas ma saan tervendada ennast kuidagi, kas see on tehtav. Kui tal juba siuksed mõtted peast läbi käivad ja ta juba kirjutab ja küsib, on ja täpselt, et ta juba hakkab mõtlema, kas ma saan end tervendada. Inimesel on tahe olemas ja midagi sa niimoodi tas puudutasid, et ta ikkagi leidis selle kellukese siit üles. Ja sellega sama on nartsissist. Kui inimene kirjutab ja küsib, et kas ta on nartsissist, siis tavaliselt ei ole, sest nartsissist mitte kunagi ei küsi. Aga ma tahtsin siia lihtsalt tuua nagu välja seda, et see oli hästi oluline, et kui vaata selleks, et saatan saaks sinu üle võimu, et ta tahaks sind põrgusse elama tõmmata, siis ta peabki su hinge ära lõhkuma, sest temal on, saatanal on võim ainult surnute üle. Tal ei ole võimet elavate üle, sest tema on surnud. Surnute riigi, seda me ju teame, see on igalt poolt jookseb läbi. Ja kui me nüüd räägime tänavatasest elavast ja surnud inimest, mida palju räägitakse, eks ole, et surnud inimesed antakse siis isikukoodid ja asjad. Et elavaks inimeseks ma räägin ei saa läbi selle, et sa kuulutad ennast seal ajalehe veergudel elavaks, vaid elava inimene tähendabki see, et sa saad oma hingelisuse tagasi, et sa saad oma autonoomsuse tagasi, sa võtad vastutuse ise oma elu eest. Sina oled looja. Aga nii kaua, kui sa samastud surnute süsteemiga, elad surnute süsteemis, teed surnute asju, nii ka oledki, sa oled nagu saatana kantsis, sa elad tema riigis. Ja tal ongi sinule õigus, sa läksid tema koju. Kelle kodus sa elad? Kas sa elad oma looja, algallika kodus? Või sa lähed sinna teise riiki, kus su teadvus on? Et ma ühel hetkel räägin sügavamalt ka lahti kogu selle paralleelreaalsust ja teadvuse tasandit. Ma kindlasti räägin seal Telegrami seminariga palju. Aga see on jah nagu hästi oluline ja täna naiste jaoks, naistel on hästi oluline hakata ärkama ja välja tulema. Et eelmine, kui ma ütlesin seda, et kui mees on saatan, siis ta teeb naise prostituudiks. Ja ma järjest rohkem iga päev vaatan, kuidas naised on nii sügaval sellest prostituudist, neil pole oma väärtust. Neil pole oma tugevust, nad lubavad endaga käituda, kohelda, teha. Ma teen naistele nüüd rahapäeva, ilmselt 16. november. Ja see suund olekski tegelikult sellele, et rääkida rahast kui eluenergiast ja sellest just, kuidas naine saab täna iseseisvuda, kuidas ta saab tugevaks saada, kuidas ta saab üles leida oma hingede. Meil kõigil hingelistel inimestel on oma hingede. Sinul on oma hingede, minul on oma hingede, millega me tulime. Aga kuidas sa hinged tee üles leiad? Läbi oma hinge. Ehk sul on vaja oma hingega ühendust tagasi saada ja see tekib ainult läbi lõõgastumise, lõdvestumise ja läbi tervenduse. Et naiste ärkamine täna siin maailmas selleks, et reaalsus muutuks või et ütleme nüüd, et massiliselt hakkaks muutuma, siis naiste ärkamine on märgilise tähendusega. Ja kui naine tõuseb armastaja staatusesse ja enam ei aksepteeri väärkohtlemist,
ma ei tea, mingisugused leivapalukesi, siuksed, eks ole, siis mehel ei ole enam midagi muud teha, ta peab ka tõusma samale tasandile. Ja see on see, kuidas maailm saab hakata muutuma, on ju. Et religioon on naise ära tapnud sisuliselt. On ju see kõik, mis me rääkisime täna. Naine on see, Maarja on tehtud selleks, et ainult tema oma lapsega seal, temal mingit muud rolli ei ole. Naine ja mees peavad mõlemad tõusma oma väärilise tasandile, võtma vastutuse, tulema välja sellest allasurutusest ja tegema ennast puhtaks, et põrgu või saatana viis on see, et tema teeb sind, ta mürgitab ära su keha, ta mürgitab ära su hinge ja ta mürgitab ära su teadvus. Põrgu, vaata uuesti see pilti. On mürk, sa näed, seal on need korstnad, need suitsud, need põlengud, seal ei ole midagi elusat, on kõik ära mürgitatud. Ja meid mürgitatakse samamoodi ära, et üks osa sellest välja saamisest, põrgust välja saamisest, kui sa oma keha puhtaks ei tee, kui sa oma hinge ära ei puhasta, traumadest puhtaks ei tee, kui sa emotsioone ei puhasta ära, kui sa ei tule sisemisest vihast, raevust sellest, sellega sa oled ka põrgus sees, eks ju, seal on ju see viha ja raev. Kui sa seda välja ei too, kui su mõtted ära puhasta, kui su mõtted igal hommikul tõmbavad sind põrgu tasandile tagasi, et mõistad, kõik on hirm, siis see on jah see, mida põrgu teeb, sind mürgitatakse ära. Ja kui sa nüüd vaatad täna toitumist, vaktsiine, kõik on ju mürk ainult. Ja suhkur on üks põhimürke, mis tegelikult ju tuimestab kõikidel tasanditel, alkoholit, kõigest rääkima. Et me oleme täna sellises kohas ja puhastus, enda puhastus on ka inimestele raske, sest ahvatlusi on nii palju. Nii et sina oled looja, ära otsi loojat kuskilt väljapoolt, vaata iseendasse, puhasta iseennast. Puhastage ära, hakkame sealt välja tulema, et see peaks olema täna meie põhifookus, meie esmane töö, et ma mõistan seda, et inimeste jaoks elu on tehtud praegu selliseks, et üldse poleks enda jaoks aega. See on, ja ma tahan ka naistele näidata seda, et kuidas ka väga kiire elu juures, kuidas isegi kas või 15 minutit päevas muudab asja oluliselt. 15 minutit leiab igaüks, sest kui ma küsin su käest täna, et kui palju see ekraani aega on? Mul ei ole aega. Vaata ekraani aega. Ja siis ma ütlengi, et aga ole ja võta see telefon välja, vaatama ekraani aega, seal on 5 tundi, 6 tundi. Kõigil on aega ja 15 minutit on kõigil aega. Okei, jaa, meile naistena ei sobi need kella 5 klubid ja mingisugused külmad jäävannid ja mida kõike mehed õpetavad. See ei ole meie tee, sest naised toimivad teistmoodi lihtsalt. Ma tahan ka naistele seda rääkida. Aga sul on aega. Lihtsalt ja just see, et ja kuidas leida, hakata üles leidma oma sisemist ressurssi natukenegi, et kui ma ütlengi, et me peame hakkama ennast puhastama, siis inimesel pole ressurssi. Ta läheb võtab see süsivesiku, ta läheb võtab selle suhkru, sest ta saab sealt selle korraks selle, siis tegelikult tõmbab ta veel rohkem tühjaks. Aga kuidas leida vaikselt üles nii, et see sisemine ressurss tuleks tagasi, et edu võti on meie enda sees peidus, see meie eluenergia. Kuidas see kätte saada? Minul on nüüd läinud mitukümmend aastat, ma olen lõpuks sinnani jõudnud ja nüüd ma olen valmis. Nüüd mul on süsteemsus, nüüd mul on energia, nüüd ma saan seda kõike teha, mul on aeg, ma olen ise lõpuks ennast tervendanud ära, et mul on võimalik eduga edasi minna, saada edukaks, väga edukaks. Ja ma olen ka siiamaani edukas, sest mina ei käi palgatööl. Ärkan, millal ma tahan, mul väga paljud asju, mis ma täna väga hästi. Aga meil kõigil on vaja see elu täna endale luua. Ja see on see, mis teekonna alguses me inimkonnana oleme. Ja valgus tuleb, et nähes juba kõiki neid teadmised, mida me jagatakse. See on lihtsalt maagiline. Siin ei olegi nagu midagi rääkida. Ilus lõpetus. Tänud. Aitäh kõigile, kes ikka meid jälle kuulasid ja edaspidi ka kuulavad. Ja küsige terveid, normaalseid küsimusi. Me hea meelega astume mingisugustesse vestlustesse, aga veel kord, et me ei vasta igasugusele jamale. Et lihtsalt sellega ei tegele, aga kui keegi tahab midagi küsida asjalikku ja avada arutelu, siis see on alati väga tervetulnud. Aitäh, Katrin! Aitäh sulle, Angela! Tšau! Järgmise korrani!